Tere ja olen väga rõõmus, et saan jälle rääkida kestlikust turismist. Tore, et on siin ka kaasamõtlejaid ja kindlasti loodan, et veel inimesed vaatavad seda ka pärast YouTube'ist meie Virumaa Teemu kanalilt. Nii et siis saate isekeskis edasi mõelda. Aga teema siis laiemalt täna kestlik turism ja ennekõike meie Virumaa turismiettevõtjatega siis sel teemal arutleme. Vaatame, mis meil siis põhiküsimused on, millest täna rääkima hakkame. Vika vaatab, nii. Kõigepealt siis natukene käime üle, mis üldse kestlikkus on. Kuidas seda turismis just rakendada ja kuidas seda siis ka, kui sa juba oled kestlik, kuidas seda siis ka reklaamida, kuidas seda välja näidata ja oma külastajatele siis edastada seda sõnumit. Ja kõigepealt mõtlemegi siis koos, et mis see kestlikkus on. Kui te keegi tahate muga kaasa rääkida, siis mul on selle üle ainult hea meel, et andke aga märku, lülitage mikrofon sisse ja võite täitsa oma sõnadega öelda, et mis teie meelest on kestlikkus. Ei taha keegi öelda. Mina võin öelda, et kestlikkus minu silmis on justkui nagu see, kuidas meie vanavanemad elasid. Siis oli küll justkui see, et elekter on ju ja kõik see, et meil on väga-väga mugavaks elu tehtud. See on ka, ütleme niimoodi, et pakendid, kõik see, et kõik on lihtsalt nii mugavaks tehtud ja vastupidi, me peame töötama selle nimel, et kogu see mugavus ei läheks laiali igale poole. Ja meie lastel oleks ka koht, kus elada puhtas Eestis. Justkui. Mul on väga ummik. Ja. Ei, aga täiesti õige jutt, et see, mis mul, kui vaatate seal slaidi peal, on üks asi, ongi see talupoja tarkus või siis traditsiooniline elu. Mina ise ühel hetkel hakkasin mõtlema seda, ongi, et ma arvan, et tegelikult meil eestlastel on kestlikkus veres ja me lihtsalt ei teadvusta seda endale, ei nimeta seda võib-olla niimoodi. Aga mul ühel hetkel lõi nagu sellise lambi põlema, kui ma mõtlesin selle peale, kuidas näiteks väiksest peale vanaema õpetas, et ära ühe koha pealt kõiki lilli ära korja. Et sellised väiksed asjad, eks ju. Või ma arvan, meil on nagu sellised pisikesed detailid või elementaarsed asjad, et kustuta tuli ära ja pane vesi kinni ja et ma arvan, et meil lihtsalt peame, üks oluline asi selle juures ongi, et me peame nagu seda nimetama kestlikkuseks, et kui enda jaoks ka ja teiste jaoks. Ma ei tea, kas keegi veel tahab midagi öelda? Aga mis siis võiks olla, et tegelikult ennekõike seda, kui me räägime ettevõtjana, et võiks ikkagi alustada sellest, et see kestlikkus võikski meil olla elustiiliks, on ju, et ja see algabki sellest, et me mõtleme ja käitume teadlikult, et me kõigepealt siis anname endale aru, et ahah, see ongi kestlikkus ja see ongi meie siht. Ja ennekõike ongi ta selline arvestamine ja hoolimine, et me hoolime endast ja teistest inimestest ja keskkonnast ja just tuletamegi meelde need oma vanaemade õpetused ja proovime sellest traditsioonilisest elulaadist võtta selliseid häid nippe üle. Ja minu jaoks kestlikkus algab ikkagi sellest, et kas kõike seda, mis me tarbime, mis me teeme, et kas on vaja.
et kui ma midagi näiteks hakkan ostma, et siis kas üldse, et võib-olla kõik ei olegi üldse põhjendatud. Ja siis, kui juba on põhjendatud selle teo või tegemine või asja ostmine, siis on see, et ka, et mida siis, et ikkagi see kas asi siis kestaks või see tegu oleks kuidagi nii keskkonna kui teiste inimeste suhtes aktsepteeriv või selline toetav ja kui palju on. Aga ma arvan, et oluline kestlikkuse puhul on ka see, et me oleme tänulikud, et me ütleme aitäh, kui me midagi head oleme saanud ja hindame seda, et kas või seesama meie imeline Eesti loodus, et me seda naudime, aga seda ka ikkagi tunnistame, et see on suur väärtus. Oleme selle üle tänulikud. Nii et see on selline natukene laiemalt filosoofilisem, aga oluline ongi siis ikkagi see mõtlemine, et ei pea kestlikkus olema midagi sellist, mida me teeme kellegi teise jaoks, mis võib-olla on popp või mis on ettevõtjatel kohustuslik, et pigem see on ikkagi, võiks tulla meie enda seest, ennekõike meie enda pärast. Nii, aga siis lähme edasi ja et oleks üldse arusaadav, siis mõned mõisted siin ka on ju, et miks me räägime praegu kestlikkusest. Inglise keeles on olnud ikka ja kogu aeg sustainable turism, aga eesti keeles lihtsalt on seda erinevatel aegadel tõlgitud erinevalt, et ta küll oli jätkusuutlik, küll oli säästev, aga praegu siis on, ütleme siis üleriigiliselt kokku lepitud, et kestlik on see kõige õigem tõlkesõna. Nature-based tourism või nature tourism siis inglise keeles tehakse vahet, et kas nature-based on nagu sellisem pehmem. Nature tourism on just selline loodusvaatlus rohkem. Eesti keeles öeldakse ühtemoodi loodusturism ja see on siis see lihtsalt, mis toimub looduses, soovitavalt ka seda hoides. Ökoturism ja seal võiks olla see kogukonna mõõde juures. Community-based turism, eesti keeles öeldakse kogukonnaturism. Seal on juba see, et kogukond ise panustab ja saab sellest kasu. Ja siis on selline tore väljend nagu conscious travel, teadlik reisimine, et seesama, et sa mõtled, mida sa teed teadlikult. Ja nüüd võib-olla neist kõige viimane ja selline üsna nagu popp väljend on siis see regenerative travel, mida eesti keeles on ka taastavaks reisimiseks nimetatud. Ja see on siis see, et see sihtkohta panustamine ja selle heaolusse, et see kestaks, kus sa reisid, et sa oledki pikemalt seal, teed vabatahtlikku tööd näiteks ja et selline maailma parandav. Aga eks neid mõisteid on veel ja oluline selle juures on aru saada, et kestlik turism ei ole mingi turismiliik, vaid tegelikult iga valdkond turismis peaks olema kestlik, nii nagu igasuguses ettevõtluses. Ja kui me kestlikkusest räägime, siis selliseks heaks aluseks on siis need ÜRO kestliku arengu eesmärgid, mis need siin paremal on nüüd need kastikesed niimoodi kolmele tasandile jaotatud, et need näiteks ongi see, et ei oleks nälga, et ei oleks töötust, et oleks sooline võrdsus ja kõik need 17 või 18 eesmärki, et neid siis kõiki saab, nad jagunevad kõik ka nii-öelda turismis, tuleks nende kõigiga arvestada ka turismis, aga siis kestliku turismi kõige niimoodi lihtsamalt öeldes on nagu 3 sellist vaala,
et on siis majanduslik aspekt, sotsiaalne aspekt ja ökoloogiline aspekt, et näete siin need ongi nagu tort niimoodi kolmekihiline, et siis majandus, sotsiaalne ja keskkond. ja oluline on arvestada siis, et turism on majanduskasu peab teenima, aga et see kasu jaotataks õiglaselt. Siis see sotsiaalne pool, et ikkagi inimestega, et sa arvestad nii oma töötajatega, nii selle kogukonnaga, kuhu sa reisid. Ja ökoloogiline siis ikkagi see, et sa seda oma jalajälge ikka vähendaksid, et sa ei jätaks jalajälge. Kuidas teile tundub, kui vahepeal on mõni küsimus või kommentaar, siis võite vabalt sekkuda, igaks juhuks ütlen. Ja kaasa rääkida. Aga noh, see on kõik selline taust või teooria ja kui ma vaatan siin tänased kuulajad valdavalt on need, kes juba kestlikult tegutsevad, aga põhimõtteliselt kuidas alustada, aga ka jällegi, kui te juba midagi olete teinud, et kuidas siis nagu uuesti alustada või kui edasi minna, et ma arvan, et see on selline head nõuanded siin, et ka jätkamiseks, et kõige tähtsam on see, et ei tohiks seda kestlikkust mingisuguse kollina või nagu hirmsana näha, et ta on raske, et tulebki jällegi endasse vaadata, endast lähtuvalt mõelda, mis on mingisugused sellised teemad nendest samast ÜRO eesmärkidest näiteks või et mis kõige südamelähedasem sulle endal on ja hakata siis vaikselt sealt toimetama ja kui midagi juba saavutatud, siis jällegi, et mis see pidev selline analüüs on hea, on ju. Ja loomulikult siis, kui see teema on välja valitud, et siis mõelda, mis see olukord on ja need eesmärgid endale seada, siis ikkagi alati sellised, mida sa saad siis pärast mõõta, et kas see nüüd oli just see, et mitte lihtsalt, et ma hakkan kestlikumaks või et ma nüüd hakkan ma ei tea, prügi paremini sorteerima, aga pannagi see, et näiteks ma nüüd kuu aja jooksul vaatan, et mul üldsegi prügi tekiks vähem ja seadki näiteks, et seda jäätmeid oleks siis ma ei tea, ühe koti asemel pool kotti või mis, et sellised, mida pärast saad siis ka mõõta ja selle järgi siis mõelda endale tegevused ettevõtjana välja. Oluline on see, mida ma ka siin meie ettevõtjate juures näen, et meil on teinekord väga selliseid andunud eestvedajaid. Ja see on kõige tähtsam, see on alguseks väga oluline. Aga kui teil on juba ettevõte ikkagi suurem, mitte ainult ühe inimese firma, siis on oluline ikkagi ka meeskonda panna samal teel käima, et kaasa kindlasti meeskonda. Üks asi on see, et nad saaksid aru, aga et nad aitaksid ka kaasa, et see just selle kuvandi loomisel, et kui firma juht on andunult, tegeleb kestlikkusega ja seda väljapoole reklaamib, aga selgub, et töötajad sellest ei pea kinni, siis see on ikkagi hakkab silma. Ja nagu ma alguses ütlesin, et minu meelest eestlased on kestlikud, aga me oleme viletsamad selle sõnastamisel. Et kindlasti tasub seda rohkem väljapoole kuvada. Et meie jaoks nagu seesama see minu vanaema lille korjamise näide, et ma isegi seda ei mõelnud nii, et see on kestlikkus. Aga et mõeldagi, võttagi need kestlikkuse kõik need erinevad eesmärgid ette ja mõelda, mida sa juba teed kestlikult ja siis seda ka kuvada oma kodulehel ja oma sõnumites, nii et
see kõik on juba väga äge. Aga pidevalt siis olla avatud ikkagi uutele mõtetele, arengutele, et maailm muutub, lähenemised muutuvad ja olla kursis lihtsalt, mis valdkonnas toimub, on ka oluline. Nii, aga et teil oleks veidi lihtsam, siis meie Virumaa DMO meeskonnaga oleme välja mõelnud 10 sellist kõige võib-olla lihtsamat või elementaarsemat soovitust, kuidas siis kestlikult tegutseda. Need on meil kodulehel ka siis pikemalt kirjas, aga siia ma tõin niimoodi lühidalt sõnastatuna, et see 10 ongi selline hea arv, et jääb hästi meelde. Ja siis ma usun, et te kõik, kellelegi need ei ole võõrad, aga need on sellised head meeldetuletused ja siis ka, mida saab kontrollida, et vee ja elektri säästmine kindlasti algab sellest, et neid tuleb mõõta. Jällegi seesama, et saab siis pildi selgeks kõigepealt, kuidas mingi statistika, et kuidas teistega võrreldes, aga et kuidas sa saad seada eesmärgi, et siis kokku hoida, on ju. Ja tehnika säästlik jällegi selle vee ja energia tarbimise koha pealt, aga ka siis, kus saab mingeid väikevahendeid, et on taaskasutatud materjalidest ja kas keegi tahab midagi vahele öelda, siis julgesti öelge. Ja igasugune kodukeemia või puhastusvahendid, et nad oleksid keskkonnasõbralikud, aga siis siin on oluline ka see doseerimise teema, et ei doseeritaks üle, et seda ka mõõta, on ju. No jäätmete koha pealt siin praegu on ju meil nii aktuaalne, et loodame, et siis Eestis läheb ka see sorteerimine lihtsamaks ja paremaks. Et jällegi üks asi on sorteerimine, aga teine asi on ka siin jälle mõelda, et juba ostes võimalikult vähe igasuguseid pakendeid, võimalikult vähe üldse jäätmeid tekitada. Et kaasa arvatud siis ka toidujäätmeid, on ju, et toitlustusasutustel kindlasti see on praeguse aja üks suuremaid probleeme, eks mingid väiksed asjad jälle, väiksemad taldrikud ja kuidas siis proovida läheneda. Toidu koha pealt, et oleks võimalikult palju kohalikku toitu. Õnneks meil siin on ka need Virumaal, eks ju, on Põhja-Eesti kohaliku toiduvõrgustik ja on Viru Toit ja selliseid võrgustikke, kes aitavad kaasa sellele, et kohalik toit paremini jõuaks ka siis toitlustajatele, tooraine oleks kohalik. Ja kraanivesi on ju, et Eestis valdavalt igal pool saab kraanivett juua, aga seda väga paljud välismaalased ei tea. Et seda siis ka teavitust, et kraanivett võib juua, lisaks sellele, et ise tarbida. Nii, ma näen, et tuli sõnum, et Tallinna Vesi tegi kunagi kampaania hotellidele, et ühtsed kleebised, jah. See on hea mõte, et võib-olla ka Virumaal ühine kleebis, et mida saavad siis kõik majutusasutused kasutada. Ma katsun selle kuidagi faili ka siia panna, aga ma praegu kuidagi ei suuda, et ma vaatan, ma proovin. Aitäh, väga hea. Eks nende kleebistega jällegi on see, et peab mõtlema, et neid ka ei oleks liiga palju. Et kui meil on see Virumaa hooliv ettevõtja, see märgis, seal üks see 10% on juba seal, eks ju, et see kraanivesi on joodav, aga muidugi jälle kraani juures on see kõige mõistlikum. Nii et kindlasti selle üle mõtiskleme, et hea ettepanek.
aga samas, mida teha nendega, kes ei saagi seda endale lubada? Ütleme, et meie näiteks ei saa. Et kas kuskilt poolt justkui tuleks mingisuguseid, ma ei usu, et me oleme nagu üksi, ütleme niimoodi, et meie näiteks ei saagi serveerida kraanivett, sest et see on liiga rauane. Ehk siis meil on 2 joogiautomaati, mida inimesed saavad üleval siis kasutada ja me ei saagi panna neid kleebiseid, ehk siis näiteks Green Key kukkus välja ja Terviseamet lihtsalt ei lubagi. Me saimegi läbi tänu sellele, et meil on need veeautomaadid. Ja, see on selles suhtes hea märge ja mina näen selliste asjade puhul ennekõike seda, et esiteks sa teed, mis sa suudad ja teiseks, et sa oled aus. Et kui sul ei ole seda kraanivett, siis sa ei saa sinna mitte midagi parata, aga sa mõtled siis selle lahenduse võimalikult hea variandi välja. Näiteks see ei ole otseselt turismi teema. Meil on Kolgaküla rahvamajas sama asi, et me oleme siin klindi peal ja meil ei saa seda kraanivett rahvamajas tarbida. Aga siis, mis me tegime, meil on küll joogiautomaat, aga meil juhuslikult on Kolgakülas oma see Lahemaa vesi, see firma, et ostame kohalikult ettevõtjalt siis seda vett. Et jällegi natukene ikkagi parem, kui see tuuakse kuskilt Sakulet ette, Nii et ausus ja see, et sa igas olukorras ikkagi mõtled nii palju, kui sa saad. Et selles suhtes Kelly, Green Key on selline rahvusvaheliselt ja nagu selliste väga kindlate kriteeriumitega, aga ma arvan, et see ei tee teid vähem kestlikuks. Nii, ja mis on üks selline huvitav teema, see loodusliku mitmekesisuse all on see niitmine, et eestlased on õudselt armastavad muru niita ja seda, et kõik suured platsid oleks hästi niidetud ja seda on raske sisse tuua seda mõtteviisi, et lilleniidud on väga ilusad ja looduslik, et ei pea igal pool nii palju niitma, et arvatakse, et siis tulevad puugid ja kõik asjad, aga see on jällegi selline tasakaalu koht ka, et loomulikult on kohti, kus peab niitma, aga jällegi seesama, et mõelda, kas ja kus, et kindlasti on neid kohti, kus ei pea kogu aeg niitma. Ja putukate elu ilusamaks tegema. Aga ka näiteks see, et neid põlisliike juurutada, et meie Eesti taimi kasvatada, nii et erinevad asjad. Nii, Alver jälle kirjutab midagi. Ja just, et see kleebiste asi ongi täpselt, et ta peab olema, et kuna ettevõtjad on ju erinevad ja kujundus on erinev, et kui teha midagi sellist ühtset, siis peaks olema selline, mis sobib siia ja sinna. Õige märkus. Siis paberid, et kõik nii kontoripaberid kui WC-paberid ja et oleksid ikkagi siis need ökomärgisega ja neid on päris palju, nii et ei tohiks probleemi olla. Aga liikumise koha pealt, ühistransporti reklaamida, eks ju, et kuidas teie juurde, muidugi jällegi, kui saab ühistranspordiga, aga et siis ikkagi välja tuua ja jalgratta rentimist ja kui endal ei ole, siis vähemalt reklaamida, et kus on. Ja üleüldse see kohalike ka koostöö, et leida endale häid kohalikke partnereid ja mõelda koos välja selliseid lahendusi nii liikumise kui ütleme siis nende kohalike tooraine ja kõikide koha pealt. Aga siis ka see, et seda sõnumit levitada nii oma inimeste hulgas, aga ka siis külastajatele. Ja siis vaatame nüüd natukene veel, et üks asi, et need meie Virumaa soovitused on selline 10 lihtsat elementaarset asja, aga siis neid kriteeriumi on erinevatel märgise andjatel ju erinevad.
et noh, nendest ju saab ka lähtuda, et mida sa peaksid tegema, eks ju. Et kui sa ka ise tunned, et Green Guide sa ei saagi saada, aga vähemalt ole kursis, mis seal on, et vaikselt hakkad liikuma. Ja nendel on siis jagatud 13 teema alla, nii et on ka see keskkonna juhtimine, personali kaasamine, külastajate informeerimine, vesi, pesemine, puhastamine, jäätmed, energia, söök ja jook, siseruumide keskkond, haljasalad, vastutustundlik ettevõtlus, rohelised tegevused, ostud, hanked, eks ju. Et noh, seal ongi Greengi see põhimõte on siis selline, et kui sa hakkad täitma, et sa ei pea kohe kõikidele kriteeriumitele ja kõike ei pea vastama. Kui keegi ise rääkida ei taha, siis pange palun mikrofon kinni, et kellelgi tuleb mingit juttu veel. Aga võite rääkida vahele ka. Vot, nii et need on siis ka, et igal juhul tasub olla kursis, et mis need kriteeriumid on, isegi kui kohe Green Guide ei kavatse saada. Ja Albert kirjutab vahepeal, et te võtsite ühe teise rohemärgise. Äkki sa korra mainid, mis märgise te võtsite? Räägi, kui sa saad. Ja tere, ma panin selle lingi ka, et Ecostars siuke rohemärgis, see tuli meile, jõudis läbi Hotelliliidu, kes siis pakkus sellist koostööd ja me võtsime sealt sõnasabast kinni ja tegime nendega siis, seal on sellised põhiandmete saatmine, et on seal prügi, vesi ja elekter, on ju, andmete võrdlemine inimeste arvudega ja siis neil on seal oma mingid algoritmid, mis arvutavad selle välja, et kas sa oled A, B, C või mis tasemega sa oled, on ju. Et meie puhul me oleme jah, siuke Eestis esimene, kes seda kasutab ja panen selle edasi lingi ka, et siit kaudu vist saab selle kuidagi avalduse teha või midagi, et maksab natuke raha, aga põhimõtteliselt annab ka siukse rohemärgise, et tegelikult neid rohemärgiseid on Euroopas nagu ikkagi väga palju, et lisaks Green Guide'le. Ma natuke räägin nendest ka veel. Jah, et aga lihtsalt alternatiiviks, et siin kellelgi oli see veeteema, et võib-olla äkki see on ka nagu variant siis. Ja aitäh, see on õige märkus. Kas sa saad meile öelda ka, et palju näiteks see maksis Ecostars? Issa ma puusalt panen praegu, äkki see oli 250 oli aasta või midagi siukest, aga kas see vist äkki oleneb tubade arvust ka või midagi? Väga hea. Sealt saab kindlasti infot, et kui nüüd kellelgi on vaja otsekontakti, ma panen äkki siia selle meili ka, kellega mina olen suhelnud, et siis võite võib-olla otse kirjutada. Ma ei tea, kas inimene veel seal tööl on, ehk on, et ma lisan selle meili ka siia. Aitäh. See oli, kas te suhtlesite kohe kuskil rahvusvahelisel tasandil, ega sellel ju mingit Eesti nii-öelda koordinaatorit ei ole, on ju? Ja seal oli otsekontakt ja ikka otse nendega, et siin ilma vahendajateta, jah. Et seal on vaja üles laadida oma mingid arved ja mingid siuksed asjad, et see käib kuidagi digitaalselt niimoodi. Ja, väga hea, aga lähme kohe nende märgiste juurde ka, vaatame veel, ma tahtsin näidata veel kriteeriume, mis on, see on nüüd selles mõttes natukene teine, on ju, et see on sihtkoha märgis, on see Green Destinations, kus näiteks siis Lahemaa ja Rakvere on, eks ju. Ja seal on siis põhimõtteliselt 100 kriteeriumit ja rohkemgi. Ja seal on need jaotatud siis niimoodi kuude teemasse, et see sihtkoha juhtimine, kultuur ja traditsioon, äri ja külalislahkus, loodus ja ma ei tea, maastik või mis see scenery, kuidas tõlkida, ja siis sotsiaalne heaolu ja keskkond ja kliima. Nii et eks need kõik ikkagi toetuvad nendele ÜRO eesmärkidele, aga siis kuidas keegi on kui põhjalikult, kui süvitsi läinud ja kuidas on jaotanud. Nii. Ja siis Victoria, kui sa paned järgmise, siis
nüüd ongi, et kuidas siis üleüldse rääkida sellest oma kestlikkusest ja kuidas seda reklaamida. Et üldiselt see lähenemine praegu on see, et pigem räägi, et ära räägi, see, et sa paned endale selle sildi, et ma olen kestlik, võib-olla ei ole nii huvitav külastajate jaoks. Et pigem on see, et räägi oma väärtustest ja tegevustest, mitte ära kirjuta, et see minu ettevõte on kestlik, vaid kirjuta, et minu ettevõte tegeleb siin keskkonnateemadega, panustab kogukonda ja just see, et kuidas ja mis need väärtused, millele te toetute. Et sellest rohkem rääkida. Pildid muidugi kõnetavad, aga piltidega peab olema ses mõttes ettevaatlik on ju, et kui sa tahad mingisugust kestlikkuse aspekti seal pildi peal näidata, et sa siis millegi teisega ei lähe vastuolusse, on ju. Et alati peab niimoodi hästi hoolega pildid üle vaatama, et mingi detailiga puusse ei pane, on ju. Ja oluline on siis see, et sa näitadki välja seda, et sa hoolid, et sa mõtled kõikide külastajate peale, see, et sul on kuidas sul see ligipääsetavuse teemat on ju, et proovid seda lahendada, aga siis seda ka kirjutad oma kodulehel näiteks. Ja ikkagi ole aus, kui midagi on puudu, siis pigem see tuua välja, mitte kuskile peita. Aga miks neid märgiseid üldse on mõistlik taotleda, ongi see, et need märgised räägivad sinu eest, et siis kui sa muidu peaksid kirjutama mitu lehekülge, kuidas sa millegi tegeled, aga kui sul on seal see üks kindel märgis, siis võiks olla see, mis seda juba kõike nagu kuvab. Ja nüüd vaatame siis lihtsalt mõned pildid ka, et kuidas siis on see kestlikkust, et neid kes käis Rakveres konverentsil, nägid ka, aga ma tahtsingi lahti seletada, et näete, kuidas pildid on, eks ju, et sul ei ole vaja seletada, panna silti, et me oleme kestlikud. Kui sa kuvad selliseid pilte, siis ma arvan, et see loob külastajale õige pildi, juba see roheline toon, eks ole, et seal on näidatud ühte asja, et on rattad, et on näidatud, et metsast ise korjatakse taimi, et hoolitakse, et seal on erinevas vanuses inimesed pildi peal, et üldse ongi keset loodust. Nii et nende piltidega juba väga palju seda sõnumit saab edasi anda. Siin on nüüd see tervitused Aare sulle kaevurimaja kodulehelt, kus on kohe eraldi välja toodud rubriigina kestlikkus ja kogukond. Võib-olla see pealkiri võib-olla see on rohkem midagi see, et mis on meie väärtused, on ju, aga mulle nii õudselt meeldib see paranduskoda, just see kogukondlik paranduskoda, et see on kindlasti ka inimese jaoks, kes tuleb sinna Aare juurde lihtsalt ööbima, aga kui ta kodulehelt loeb sellist asja, siis see tekitab nii hea tunde. Et kes kestlikult mõtleb, siis tema jaoks on see väga hea näitaja ja kohe sellega Aare teenib plusspunkte, on ju. Ja siin jällegi siis Arumõisa pilt, et kus on selline kogukondlik istumine keset loodust, et ongi väljas, aga ikkagi valge lina, on ikkagi päris nõud, on näha, et on sellist kohalikku toitu, eks ju, et on inimesed koos, et on kogukond kõik laua ümber, et jällegi pilt loob selle õige kuvandi, et võib olla seal juures ka midagi kirjeldatud, et võib-olla igaüks ei saa aru, et see on seal mingi kogukondlik üritus või nii, aga iseenesest on õigesti tehtud. Sellisel pildil muidugi
mis tekib kohe seesama, et peab kontrollima üle, et ma proovisin vaadata, et kas mingeid detaile ei ole, et kui on nii palju suri-muri sigri-migri pilte, on ju, et oluline, noh, võib-olla see, et need plastpudeleid kuskilt sealt kaugelt paistab, et võiks pigem mitte olla. Aga üldiselt ma arvan, et siin on suhteliselt kõik kenasti paigas. Et väga mõnus. Ja siis muidugi Virumaal üks selline kestlikkuse lipulaev on Vihula mõis, kes on hästi kaua juba Green Key märgisega olnud ja noh, selline hea eeskuju, et nende kodulehel siis nad reklaamivad seda just, et kuidas siis ka külastaja, kuidas sina külastajana saad ka panustada, eks ole, on väga armsalt see välja toodud, et jällegi, kes noh, ma arvan, et nende külastajad ongi just sellise profiiliga, kelle jaoks on oluline, et nad ise ka midagi panustavad. Ja lisaks siis muidugi all seal see märk veel, et vaegnägijad koduleht, nii et sellised väiksed, aga olulised detailid. Ja siin miks mitte niimoodi selgelt välja kirjutada, kuidas see Palmse mõisas ligi pääseks ju, et on ühistransport, on invavõimalused. Parkimine tänapäeval on hästi, ka juba maal hakkab olema see teema, et kuhu parkida, et selgelt välja kirjutatud ja igaühe jaoks näha, et sinust hoolitakse, et on mõeldud, et kuidas sul oleks mugav juba enne info kätte saada ja arvestatakse. Nii et sellised head sõnumid kestlikkusest. Ärge kartke rääkida, ärge arvake, et kuidagi see on liiga pealetükkiv või midagi, et vastupidi, et on ilusti ja selgelt asjad välja toodud, siis see on kindlasti meeldib kõigile. Aga nüüd mõni sõna siis räägingi märgistest ja ka nendest, on mainitud, te saate selle ettekandega pärast neid linke võtta, et kust saada siis veel infot. Visit Estonia lehel on eraldi kestliku turismi alamleht ja mis seal on, esiteks ka niisugust head juttu, aga majutusasustustele on hea, et Visit Estonia ja SEI koos tegid majutusasutuste CO2 kalkulaatori, mida siis just selle Green Key taotlemiseks, aga seda kõik saavad kasutada, nii et sealt kodulehelt saate siis endale ka sellise tabeli, kus te saate siis ise oma majutusasutuse süsiniku jalajälge siis mõõta, et hea abivahend. Siis needsamad meie Virumaa DMO 10 soovitust, siis nende ÜRO säästva arengu eesmärkide kohta saate rohkem lugeda ja kui tahate neid võib-olla ka kuskil alla laadida endal kodulehele, võib ka neid panna. Visit Estonia tiim tegi mõni aasta tagasi vahva sellise kestliku turismi sammuseadja, mis ongi siis selline enesehindamise vahend, jällegi heaks abimeheks. Aga mis märgiseid, siis ma ei ole isegi seda, mis oli EcoStars märgist siia toonud, sest ma ei teagi, kas Eestis nüüd rohkem kellelgi on seda, aga üldiselt ta Eestis ei ole veel levinud. Aga mis meil Eestis on üks selline tore ja ütleme nagu väike asi, aga teistpidi vahva on see matkajasõbraliku märgis. Nii et vaadake korra selle maaturismi ühingu eestvedamisel sai Eestis seda kunagi tehtud just selle mõttega, et need turismiasutused, kes matkajatesse sõbralikult suhtuvad, et saavad selle märgise endale panna ennekõike mingite matkaradade ääres
et matkajad on sinna teretulnud ja niisugune omamoodi tore asi. Greengi on ilmselt kõige tuntum ja ka külastajate need uuringud ikkagi kõige rohkem külastajad teavad seda. Aga noh, nüüd Eestis ongi ka ta taotlemine läinud väga kulukaks ja see aastamaks. Ja kuna nüüd Visit Estonia, eks ole, edaspidi sellega ei tegele ka, et kuidas sellega üldse hakkab olema, et praegu on sellised natukene segased ajad. Ja sellega seoses siis nüüd on Visit Estonia inimesed soovitanud ka turismiettevõtjatel vaadata sellist asja, nagu on see EU Ecolabel, Euroopa Liidu ökomärgis lilleke, on ju. Aga see on ainult majutusasutustele, et seda nüüd teistes valdkondades veel ei ole. Küll hakatakse ka seda reformima. Nii et ma olen ka seal kutsutud mingitesse aruteludesse üle Euroopa järgmine aasta siis sellega tegeldakse, et vaatame, kuhu see jõuab. Ja Europarkiga on siis praegu veel on sel aastal veel sai taodelda, et need on siis need piirkonnad, kus on 3 rahvuspargis meil Lahemaa, Soomaa ja Matsalu, et seal nendes piirkondades ettevõtjad saavad siis ka seda Europargi märgist endale taodelda. Ja siis see Green Destinations on, eks ole, sihtkohale, aga siis rahvusparkides on veel lihtsalt rahvusparkide logod, mida ettevõtjad tegelikult ka saavad kasutada. Nii et nende märgistega kõikidega tuleb praegu silmas pidada seda, et on tulemas muutused. Et mitte ainult see Greengi, vaid üleüldse kõikide märgistega seoses roheväidete direktiiviga, ehk siis on hakatud natukene selle rohepesu vastu võitlema ja ega väga täpselt nüüd veel vist keegi ei tea, et kuidas, Greengi kindlasti jääb, aga kuidas nende teiste märgistega hakkab olema. Nii et hetkel siis segased ajad, aga ootame ära, küll kõik settub ja laabub. Aga kui te olete valmis, siis neid kriteeriume ise juba selles mõttes saate sellel teel nagu tööd teha, aga ja märgiseid taodelda ka saab, aga kuidas nad antakse ja kõik see on natukene veel segane praegu. Nii, kas keegi tahab märgiste kohta veel midagi kommenteerida või küsida? Ei ole, siis lähme edasi. Toon mõned pildid veel siis nende märgiste kohta, et mainisin, eks ju, neid Green Destinations, et on siis Rakverel see hõbedase ja järgmine pilt on Lahemaast, kus siis meil on plaatinatase praegu. Ja siis on meil see Vihula mõis, mis ma mainisin, et on roheline võti. Ja need on nüüd siis need Europargi ettevõtja märgised, tunnistused, et meie Lahemaa piirkonnas on päris mitmel ettevõtjal see olemas. Aga jõudsime nüüd selleni, mis meie Virumaa hooliva ettevõtja märgis siis, mille me sel aastal esimest korda siis välja andsime. Ja see baseerubki siis nendel 10 soovitusel, mis me oleme ettevõtjatele koostanud. Ja siis need, kes seda 10 soovitust juba täidavad, siis saavad meile saata ankeedi vormis kinnituse, et kuidas nad neid kõiki soovitusi täidavad ja me vaatame üle, kui vaja, käime koha peal kontrollimas ja siis, kui kõik vastab, siis Virumaa TMO 2 korda aastas annabki välja siis seda hooliva Virumaa ettevõtja
märgist, mille kenasti kujundatud ja sellise metallplaadi peal saate oma ettevõttes siis ka välja panna. Et meil jah, siis veel lisaks on Eestis rahvusparkides, igal rahvuspargil on oma logo ja Keskkonnaamet, kes rahvusparke haldab, soovitabki või et kes rahvuspargi piirkonnas tegutseb, et ta võib siis ka seda logo peab neile kirjutama, et kinnitama, et ta vastab mingitele jälle nende nõuetele ja siis saab oma kas siis toodetele või oma tegevuskohta välja panna siis selle rahvuspargi logo. Ma usun, et Lahemaa inimesed vist teavad, milline siit see Lahemaa logo on. Ja ma ütlen ära, selline tammelehed rohelised, et kuna Lahemaa on esimene rahvuspark, tammeleht on looduskaitse sümbol, et siis need tammelehed on Lahemaa. Ja Alutaguse on siis seal alumine see mets ja kotkas. Nii, aga veel siis selline kokkuvõtlikult, et mis nendest rohemärgistest siis minu meelest veel kasu on, et lisaks sellele, et see saad näidata, et sa oled kestlik, aga ka endale, et nende kriteeriumite ja süsteemide järgi tegelikult nad annavad ka ettevõtjale endale sellise hea fondikava nagu raamistiku ette, et kuidas siis kestlikult tegutseda. Et see on tegelikult hästi hea, ma ise olen seda tundnud. Aga ka need, kes neid märgiseid saavad, need on ju ikkagi omamoodi võrgustik ja nii Eestis siis, nii Virumaal, Eestis kui ka maailmas, et tehakse ju erinevaid konverentse, kokkusaamisi, et saate suhelda ja üksteiselt õppida, et see on selline oluline aspekt, et siis nagu mõttekaaslastega koos töötamine. Aga lisaks, et reklaamib külastajatele, aga läbi selle siis ka tulevad nii-öelda õige profiiliga külastajad, et kellel on sarnased väärtused, eks ju. Ja üha rohkem ikkagi ka Eesti inimestele, aga ennekõike väliskülastajatele on need märgised isegi tähtsamad praegu. Ja meil siis ka, mida öeldakse, et on just erinevate hangete puhul ja kui firmad tahavad kuskile turismiteenust osta, mingit ruumi rentida, et siis nad peavad arvestama sellega, nii et läbi selle kõige ikkagi see ettevõtja see saab ka kasu, et kui see märgis tal mingisugust mõned on, eks ole, tasulised, mõned ei ole, et kui ta maksab seda aastamaksu, aga siis müügitulu peaks seda siis ka katma. Ja kõige kokkuvõtteks siis kestlikkus on turismis juba elementaarne hügieeniteema ja ennekõike see näitabki sinu enda hoolivust. Aga see pole midagi nii keerulist, et pigem ongi see vana komme, talupojatarkus, mida tuleb lihtsalt meelde tuletada või üles leida. Ja näita välja, räägi sellest, et sa oled kestlik, aga pigem siis sedasi, et sa ei räägi otse, et ma olen kestlik, vaid räägid oma väärtustest ja oma tegevustest. Aga ikkagi siis seda kõike tuleks teha tasakaalus, et ei ole mõistlik millegiga üle pingutada. Ja nüüd ma tegelikult veel siia kõige lõppu, kui Victoria võib panna siit viimase slaidi, et meie TMU meeskonnaga toetame kestliku ja külalislahke Virumaa arendamist ja olen alati teie jaoks olemas, kui on mingeid küsimusi või mingeid ettepanekuid. Aga ma hea meelega nüüd veel lõpetuseks kuulaks, et kas te tahate midagi küsida või kommenteerida või kuidas tunne on? On veel keegi üldse siin alles?
No, ma tahaks võib-olla kommenteerida siit kõrvalt, et on hästi oluline, et me sellest räägiksime ja võimalikult paljude enda piirkonna ettevõteteni jõuaksime, et justkui olla tulevikus või juba praegu eeskujuks ka teistele, et loodust tuleb hoida ja et meie enda ettevõtlusest see justkui algab ja kui me enda külastajaid ka justkui harime sellel teemal, siis me laias laastus oleme ju kõvasti ülalpool või kuidas öelda, paremad. Väga õige Kelly, aitäh. Mina vaatan praegu õue ja siis meil on üks kestlikkuse teema veel, mida me ei rõhuta, pole veel rõhutanud, et näiteks me ei niida lund aias. Küll aga teeme sisse päkapikurajad. No vot, väga armas. Jah, kusjuures täitsa õige, et sellised asjad ka. Ja Aare, see on jällegi, ma arvan, ka õige lähenemine, et sellist nagu head huumorit ka sisse tuua. Et see on selline, mis teeb inimestel südame soojaks ja suu naerule, siis kindlasti kõik on paremad külastajad ja paremad inimesed. Aga siin kommentaariks, et Kaevuri maja oli vist üks esimesi, kes sai selle matkasõja sõbraliku märgise. Hea tunne oli. Ja püsib meeles ka. Panime ratta parandus selle hooldusjaama liidri abiga meie õue peale paranduskoja kõrvale. Et see ka, ma ei saa öelda, et see tihedalt kasutuses oleks, aga ratturitel on selline hea märk. Just täpselt. Seesama, et sa näitad, et sa hoolid ja see ei pruugi alati olla see, et hirmsasti kasutatakse, aga kui keegi seda vaatab, siis see teeb hea tunde, et see ka veel väga äge, et te olete kihvtid. Ja, aitäh. Aitäh sulle ka. Kas keegi veel tahab miskit kommenteerida? Kui ei, siis ma ütlen aitäh, et te täna kuulasite. Aitäh, et sel teemal kaasa mõtlete. Ja mulle tundub, et siin kõik juba vähemalt midagi teevad, aga tehke ikka edasi ja koos teeme edasi. Nii et julgesti võtke ühendust ja nagu Kelly väga õigesti ütles, et me peame sellest rohkem ja rohkem rääkima ja hoiame omavahel kokku, et oleme üksteisele toeks, kui mingeid küsimusi on, et ega mingid asjad on ju, nagu näiteks seesama, mis siin Alvar tõi välja, et veel selline märgis ja et info jagamine igal tasandil on oluline sel teemal. Nii et aitäh ja ilusat. Tahtsin veel seda öelda, et Kaevuri maja on oma kodulehel toonud välja, ongi üks märgised ja võrgustikud, rubriik, siis sama Ecolabel märk peale ära tuua, et me seda jälgime ja siis sama kestlikkuse, mis me nüüd seal konverentsil saime ja need asjad on, et see on nagu ajalugu ka tegelikult, natukene ettevõtte ajalugu. Millal mis märgidega oleme liitunud ja missuguses kuuluvuses oleme. Sama minu teema on ka kirjas seal. Väga kihvt. Vot nii. Aga hästi. Ilusat nädalavahetust kõigile ja siis uute rõõmsate kohtumisteni. Aitäh, nägemist. Aitäh.